Tervist, selles videos olen ma Madona MK-l. Juba on poole soojendus tehtud, kohe saan võistlusrullid kätte. Siin tuleb klassika 10 kilomeetrit ja homme tiim sprint. Saab huvitav olema ja ma olen pannud endale asja, et kui ma ühtegi võistlust ei võida, siis ma pean siit Lätist rattaga koju sõitma. Ja siit ikka on kilomeetreid. Aga täna palava ilmaga 10 kilomeetrit klassikat tuleb kõva piin, aga võtame rullid ära ja siis ma saan rada vaatama minna. Rada vaadatud ja oli ka aeg võistluseks. Räägin siis, kuidas see võistlus kulges, sest kahjuks mul videot sellest võistlust pole. Alustasin sellise hea hooga, aga eesmärk oli pigem alguses tunnetada, kuidas minek on ja mitte ennast kinni sõita. Võistlus oli 10 kilomeetrit ja 4 ringi ehk iga 25 kilomeetri tagant oli uus ring ja sai vaheaja. Peale esimest ringi olingi ma alles 8 ja 8,8 sekundit maas liidrist. Aga tunne oli pigem hea ja tundsin, kuidas laskumistega taastun ära ja saan siledel ja tõusul rohkem suruda. Lisasin tempot ja poolel maal olin tõusnud 4. aga liidrile kaotus ikkagi 12,5 sekundit. Sain ka vaheaegu ja teadsin, mis on minu vahe 1 minut minu ees startinud hispaanlasega. Olin talle kaotamas, aga kuna olin varuga alustanud, siis lootsin ja veidi teadsin, et suudan seda vahe kinni sõita. 1 ring jäi veel minna ja ma olin ikka veel 4. kohal. Liider rootslane, siis hispaanlane, itaallane ja mina maas 3,4 sekundit. Vaheaegu mulle öeldi ja sain teada, et vahe on vähenenud, mis andis mulle palju juurde. Andsin siis viimasel ringil niimoodi minna, kuidas suutsin, jõudsin finiši, läksin liidriks ja siis tuli ainult itaallase ja rootslase finiši ära oodata. Ja mu viimane ring oli piisavalt hea ja ma võitsin selle võidu. 5,4 sekundit võitsin Itaaliast, hispaanlane 3. ja rootslane jäi üldse poodiumit välja. Ära tegin! Väga hull! Väga hull! Viimane ring. Kulda. Nagu, ma ei tea praegu, kas ma nii nagu võimu täis, nagu võidust. Aga ma tahaks öelda, et nagu paaristõuge täna oli nagu see, mis tõi mulle selle võidu. Või tähendab see paaristõuge areng, mis ma olen see aasta suutnud teha. Tundsin paaristõuge sellest täiega palju paremini. Ja tuli ära. First place winner, esimene koht, representing Estonia, Martin Himma. Congratulations, applauses, felicitazione, palju õnne! Liiled käes ja nüüd ma seiklen siin Madona linnas. Otsin söögi kohta, kuhu teised läksid. Aga jah, ma ei tahtnud, ma tahtsin veits peale sõita, aga teistel juba sai tehtud. Siis mõtlesin, küll ma tunnen järgi, nüüd ma olen 50 minutit juba sõitnud. Aga ma kohe peaksin jõudma. Ma tean küll, kus ma olen. Seal on õhtul autostumine. Ja siit veits edasi, siis peaks olema see söögi koht. Kõht on tühi küll, nii et ma lähen sõidan sinna ära nüüd. Söök oli väga maitsev. Nüüd oleme jõudnud enda ööbimisse, kus me täna 3 elame. Teen tuuri. Tuled sisse, räägib palju asju. 3, aga terve tuba on juba asju täis. Söögilaud läheb vaja, sest arvatavasti me sööme. Köök. Nii. Siis lähme toolid. Siis lähme esimene tuba. Väike voodi ja suur voodi. Pole paha. Siin juba mingi vaade. Ops. Veel 1 laud. Elutuba. Lars kiigub juba. Diivan. Teine tuba. Väike voodi ja suur voodi. See ei ole veel kõik. Meil on 1 tuba veel. Lastevoodiga. Ops. Vets. Duširuum. Ja see ei ole ka veel kõik. Ja siis üks asi, mida me arvatavasti kasutame ei hakka, aga duširuum. Ei, seda me kasutame, aga saun. Oppa! Päris kena ju. Ma arvatavasti panen enda märjad riided siia kuivama lihtsalt. Nüüd on vaja ära jagada, kes mis toa saab. Teeme seda mängu, kui ta hakkab naerma, siis see on kaotaja ja saab arvatavasti kõige halvema toa. Ei, see liiga kaua on kestnud. Oi. Come on, võtke ära. No okei, me teeme Larsiga siis, jah. Mis asja? Yes, ma võitsin, ma sain Essana valida. Okei, siis ma valin selle toa siit. Selle. Suure toa ja vetsule lähedamal.
kuus. Samas 6 poolt päike tõusub. Ei, sobib. Vahepeal käisin siis jooksmas Madonas, ülilahedad rajad, hästi palju radu ja ülilahe. Käisin mingi kõrgemas kohas ka, ilus vaade oli, nice. Alguses mõtlesin, et miks ma lähen, et ma just lõpetasin ju selle pealesõidu, sõil, tulime tagasi ja siis põhimõtteliselt kohe läksingi. Aga samas oli mõnus ja ma olen rahul. Trenni tuleb ka teha selles mõttes. Aga nüüd tegelikult 5 minuti pärast pidi juba kogunema hakkama. Selleks ajaks ma kindlasti ei jõua. Mul ei ole autot ka. Nii et ma olen rattaga siit kesklinna, siit on veits ikka minna ja siis on autostamine. Ehk siis jah, ma enam ei viida aega. Ma liigun. Väike ratas, kaamera siin ja autostamine ootab. No nii, ja jõudsin. Ratta jätsin sinna, ma saan aru, et siit tuleb mingi rongkäik. Ja kõige haigem on see, et mul on vaja Instagrami postita üles panna. Ja see ei lähe ära. Lätis jälle netti. Nii et ma olen küpse. Palju rahvast. Õigelt palju rahvast. Ja ma üritan ikka väljenda seda. See ei lähe üles. Okei, side quest oli edukas. Sain selle ülesse. Ja nüüd ootame siis enda autostamist. Mul on ikka jalad väsinud. Istun siin basseini äärel, kuigi see on tühi praegu. Saan ju esimest korda Eesti hümni kuulata, seistes esimesel kohal. Matteo Tanel, Italy. See vend, kes mulle eelmest ära tegi. Vahetasime kohad nüüd õnneks. First place, Martin Hilma, Estonia. Good job. Let's go, noh. Ma ei oska kuidagi olla enam. Jaa, ma ei tohi rääkida. Ei julgenud hümni igaks juhuks kaasa laulda, pärast laulun valesti. Õhtusöök ja selleks on muna. 4 muna siis, kui täpne olla. Ja tegelikult oligi, meil oli see nii-öelda õhtusöök. Ma ei tea, mis ta oli, lõunasöök. Lõunasöök oli hiline igatahes, jah. Aga võid sai käia trennis ja nüüd autostumisel. Ja siis jah, ehk siis jah, kõht on tühi, tahab süüa. Ja kokat ka läheb. Nii et jah, mulle see on nüüd hea maitsta. Ja see oli 5 minutiga, kuidas ma muna ära sõin. No nii, ja järgmine päev. Väga ilus hommik. Tõsiselt ilus, täna tuleb päris palav päev. Oodanud vihma sadama ei hakka, selle päiksega küll sellega hakkama saame. Eile õhtul väga midagi erilist ei teinud. Rääkisime juttu, scrollisime TikTokis ja nii oligi. Nüüd on mul hea uudis. Okei, see on minu jaoks ainult hea uudis. Aga meil ei ole eelsõitu täna, sest pigem eelmine aasta oli sama jama, vähe tiime ja kõik saavad nii finaali. Ja siis korraldajad võtsid otsus, et ärme siis üldse tee seda. Ja läheb siis Fissi järgi stardi järjekord ja 1 sõit ja see algab siis varem, mis nagu minust on nagu väga hea. Mulle väga sobib. Me oleme number 3, Eesti esimene tiim on siis number 2 ja lätlased on number 1. Aga eks need rootslased noorakad ka kuskilt tagapoolt neil nii head Fissid ei ole, siis on ka päris tugevad konkurendid. Aga igal juhul saab päris huvitav olema. Rada väga lai ei ole, siin saab jah, väga huvitav saab olema. Aga Lars Piirmann on minuga, tema on esimene vahetus ja mina olen siis teine vahetus. Aga jah, mul on kõige parem valik, vist ei olnud toal. Ma ärkasin selle peale, me oleme staadionil suht lähedal ja ärkasin selle peale, et nad lasid seal muusikat juba. Aga samas ma sain unetunnid kätte, nii et ma ei tea, väga virised ei saa. Nüüd siis nagu ikka väiksed venitused, ringutused. Selg on jumala kange. Nagu selg on see kange. Oi. Eile viimasel ringil väga tehnikale ei mõelnud, lihtsalt panin nii, kuidas tuli ja ma selg on ikka kange selle pärast. Aga ei ole hullu, ma arvan, et siin juba vähen soojendusele pärast värke, siis ta läheb soojaks ja ei tunne seda nii hullult.
Oi, no nii. Laks, tegin pudru valmis. Laks, võikud, vesi. Vaatame, kuidas Läti puder maitseb. Sööda. Väga ok. Ja siis pakkisime ära ja tulime rajale. Nüüd on natuke osa soojendust tehtud. Tunnen täitsa okei tegelikult. Nagu tunnen end hästi, aga keha on lihtsalt kange, selg on väga kange. Ma arvan, et selles suhtes ei ole hullu. Tuleb taktikaliselt hästi sõita. Ei tasu siin kohe üle pingutada. Viimase ringi peab jätma kõige rohkem. 3 ringi on kokku mõlemal tiimmeidil. Ja siis lõpuga tuleb ära võtta, et lätlased on kindlasti väga tugevad täna. Ja need vennad, kes lähevad siin võidu peale, et neid tuleb jälgida ja selle järgi enda taktika võtta. Ja nüüd ongi paar minti stardini. Ma olen küll teine vahetus, mul on natuke rohkem aega, aga ma panen teid maha. Ja sest kaamerameest mul ei ole, aga siis midagi ikka saab vähemalt peale. Näete vahetusala ja pärast, küll ma räägin peale ka. Räägin mis toimus. Siin me räägime Larsiga viimase taktika üle. Andsin enda poolseid soovitusi, millele ma mõtlen, kui tiimsprinti sõidan. Ja siis oli ka aeg stardiks. Larsi esimeses vahetuses Läti sõitis päris pikalt eest ära ja Lars andis mulle vahetuse ilusti 3. kohad. Mina läksin küll lihtsalt mu ees vahetuse saanud Rootsi tuulde, kes tegelikult tegi päris head tempot see ring, mis mulle oli jõukohane ja sobis, sest ma sain ilusti tuules olla. Larsi teine vahetus oli ka väga korralik, Läti oli kinni püütud ja sain teisena vahetuse endale. Kohe lasti mind ette, mida ma tegelikult väga teha ei tahtnud, aga võtsin sellise normaalse tempo, et 3. vahetuse suudaksin ikka kiiremini teha. See ring kulgeski pigem igavalt, keegi mingit otsustavat lükket ei teinud ja andsingi kuskil esimesena ja teisena Larsile vahetuse üle. Siis oligi Larsi viimane ring ja vaatasin, et Lars on teinud väga hästi ning tuleb liidri positsioonilt. Minu taktika kohe muutus, tegin otsuse, et kuna tunne on hea, siis lähen kohe stardit välja nii kiirelt kui saan, ehk ei lase kellelgi enda tuulde tulla. Ja siis juhtus selline asi. Ei ole. Algus tundus, et lihtsalt komistasin natuke, aga paar tõuget hiljem sain aru, et selle käigus oli nende kaika lõhkunud. Kohe vaatasin esimesel tõusule, kes mulle kaika võib sealt anda. Samas üritasin hoogu sees hoida, et ma ei kaotaks aega. Oli liider ehk lootsin, et hoiavad mulle tuulde ja ei lähe liiga kiirelt mööda. Ja kui siin pildil sisse zoomida, siis on näha, et kaigas on, aga otsa pole. Ehk sellega korralikult tõugata ei saa. Kõige hullem oli, et mitte keegi, kes seal tõusul seisis treeneritest, ei andnud mulle enda varu kaigast, ehk olin sunnitud ühega edasi sõitma. Siis juba mindi must mööda, polnud ma enam liider, kuid olin peagrupi sees veel seal lõpus. Üks laskumine tõus hiljem sain ma enda treeneri käest uue kaika ja oli lauge laskumine, kus sain jalgadega tööd teha ja kaike kätte panna. Vaatasin, ei, kõik on tehtav, kõik on hästi, kuni ma järgmise tõuke tegin ja minu kepi otsaga juhtus see. Siis oli äärmiselt nukker, lihtsalt ühe kaikaga tõugata ei saa. Proovin nii, kuidas tuleb, aga ei olnud midagi teha. Laskumisel tegin jalaga nii palju tööd, kui sain. Lõpus parandasin enda kohta, isegi tulin kuskil 6. kohalt 4. aga sellest enamat ma enam ühe kaikaga ei suutnud. Nüüd saate nautida mu tundeid peale võistluse lõppu. Keegi kaigast ei anna. Sa tegid nii hea töö ära. Ma sõitsin terve viimase ringi ühe kaikaga. Sain uue. Thank you to FF Skis. FF Skis. Thank you for... No nii. Tehtud, nagu kuulsite, väga nukker, mis on väga pettunud. Nagu kahju, kui jääb siukse asja taha, põhimõtteliselt terve viimase ringi sõitsin ühe kaikaga. Jah, nagu seal on see, et miks keegi ei andnud kaigast, ma karjusin reaalselt, avai, andke kaigast, palun. Ja keegi ei andnud. Üks itaalian tuli pärast vabandus, et tahaks võinud anda, aga ta ei saanud aru. Juhtub ikka. Veits enda peale ka kuri, sest see kaigas, mis ma sain treenerilt, seal oli talveots, ma arvasin, et see peab paremini vastu, aga peale esimest tõuget oli see läinud. Selles mõttes jääb kripeldama, sest tunneli hea, ma selle ühe kaikaga isegi parandasin enda kohta. Ja kui video alguses ütlesin, et kui ma ei võida, siis sõida rattaga tagasi, siis otsustasin, et ma ikkagi sõidan rattaga tagasi, ratas kaasa on võetud. Kuigi võitsin, siis nagu otseselt ei pea, aga kõige tähtsam ongi talvel vormis olla ehk teeme trenni, teeme rahulikult trenni, sõidan siit koju. Eks ma teen teile uuendusi ka, kaua mul läheb.
sõita on, vist ikka natuke on sõita, aga mida kiiremini ma alustan, seda kiiremini koju saan. Äkki saan enne pimedat koju. Et jah, kes läheb sellega ja kes läheb sellega. Et davai, alustame. Juba suutsin valesti sõita. Ei leidnud õiget teed Madonast välja, aga nüüd sain. Nüüd tuleb see mõnus auguline tee. Aga nii, kohe saab 5 kilti tehtud. Nii et lähme edasi. 10 kilomeetrit tehtud, tahaks lihtsalt, et see halb asfalt läbi saaks juba. 20 kilomeetrit, ikka täiesti lappes, vastu tuul. Väga mõnus, paneme edasi. Oh my god, kas see on tõesti võimalik? 40 kilomeetrit tehtud, 1,5 tundi. Algus oli raske, nüüd on juba palju parem. Tuul ei ole minu poolt ikka. Aga no mis ikka, paneme edasi. Let's go, tasuta kilomeetrit. Nii, 2 tundi tehtud. Viimane tund läks 30 kilti tunnis, esimene oli 24 kilti tunnis ainult. Aga nüüd on puls palju parem ja tunne parem, nii et kuidas öeldakse, paneme edasi. Esimene peatus, natuke süüa, juua. Muidu on ok, aga selg on jube kange. Tulin rattalt maha, mõtlesin, ussa, roks. Aga ei lullu, 60 kilti tehtud ja ma arvan, et siit selle pealt saangi sõidetud Smiltenesse, nii et seal näeme. Ja siin me oleme, väike rap, väike friikad. Tehtud on peaaegu 100 kilomeetrit, ehk siis kindlalt üle poole, ma arvan, ma loodan. Mul võet ei ole, ma naudin. Kassin juua, kõht täis ja paneme edasi, Valka 41 kilomeetrit. Let's go! Täiskõuga on natuke raskem, aga kirgliiklust teen siin üli ja Smiltenest välja. Ja nüüd on see uudis, et see pilv on päris pikalt ma ees olnud, aga asi on see, et ma hakkan sellele vist järgi jõudma. Ei ole väga elus enam. Aga kummikomm maitseb ikka hästi. Kindlalt kõige igavam lõik. Ainult otse, ainult sirge. Väga liiklus ka pole, et see on tegelikult hea. Mingi vihm on üle käinud, aga mina seda jahutust ei saanud. Kas läksin jälle üle piiri Valka? Ma jõuan kohe Eesti. Tim, ma olen Eestis, let's go. Sõidetud on 5 tundi 21 minutit. No, nüüd sai natuke liiga palju jahutust. Ei ole tere. Ratas peab ka vahepeal tankima ju. Ilus. Vaikselt läheb üle, see vihm saab edasi sõita. Hakkab külm ka juba, nii et peangi minema. Väga külm on ikka. Aga no tuleb kiiremini vändata ja äkki tuleb soe sisse. Oh my god. Muidugi ma jäin selle ühe väikse pilve kätte. Aga nüüd juba tuleb soe sisse. Nüüd on päris okei juba. No nii, esimest korda näen, palju kilomeetrid on veel ottad peale minna. Davai, väga palju pole enam ju. Ja juba kilomeetri tehtud. Ainult 37 veel võimluskvaliteet. Ja nüüd on lihtsalt väga mõnus rei tehtu. Oi, poed on kinni. No mis ikka, mul koka veel alles, siit on natuke veel minna. Nii ilus vä. Otepää paistab. Üks tõus veel. Kas tõesti? See on nii. Täpselt enne seda, kui pimedaks läheb. Tere tulemast. Welcome to Otepää. Ja tehtud. Oi. Kelle idee oli? Okei, minu. Tegelikult mõnus. Ei mõnus, täpselt oma tempoga. Keskmine kiirusmäärid väga kõrge olnud. Algus oli üliraske, pulss kõrge. Lõpp ka enam lihtsalt ei jaksanud mingit kiirust hoida. Vähegi laskmine oli, siis ma lihtsalt veeresin ja mõnus see keskmine kiirus polegi oluline. Tahtsin lõpus ka ma veel mõtlesin, et nagu terve aeg mingi 7 tundi ma ei mõelnud üldse võistlusele enam. Ja siis lõpus mõtlesin, nii valus nagu see oleksid, mulle meeldinud oleksid ja ma tahaks teada nagu milline minek mul oleks olnud, sest mul tundus ülihea minek olema. Aga lihtsalt ikkagi ei saa tõugata, siis on ikka väga teine asi. Ikka siia video lõppu tahan veel öelda, et Larsi poolt tuli hea Team Sprint. Endal on lihtsalt kahju, et Lars tegi kõik töö ära, aga mina ei toonud meid
võidukalt finiši, mis on kahju ja Lars tegi nii hea tööd, sellepärast mul on eriti nagu kuidagi kahju, et mina selle ära rikkusin. Aga noh, pole hullu, teeme talvel paremini ja lõpuks ma olen ikkagi rahul, sain selle MK võidu, mida ma ei ole veel saanud. Eelmine aasta samal distantsil olin ju hõbe. Ehk jah, ma arvan, et trennid on läinud pigem edukalt ja rattasõit sealt Madonast koju oli küll ka natuke raske, natuke pikk, aga ei, tegelikult ma nautisin seda. Ja ka järgmises videos on rullivõistlused, siis ma juba võtan mõõtu Eesti meistrivõistlustel, kus sprindis ma pole kunagi võite võtnud, nii et lähen seda jahtima. Kui keegi tahab, siis tulge Otepääle vaatama. Ja viimase asjana, kui peale seda videot teil pole midagi vaadata, siis minge OpTibet Eesti YouTube'i kanalile. Seal on video, kuidas mina ja FC Flora mängijad tegime erinevate pallide penalti väljakutset. Ehk siis jah, see on väga lõbus video, minge vaadake üle. Ja sellega ongi selleks korras kõik. Pange like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli